Sul oli täna kõige suurem ebaõnn stardis, et mis su ees juhtus ka seal? Ega ma täpselt ei näinud, mis seal konkurendil juhtus, aga üks hetk oli üks mootorratas külili meie ees ja temast mööda sõita meil ei õnnestunud ja tagant tuli veel üks konkurent selga, nii et olime seal kahe mootorrata vahel lõksus ja pidime lihtsalt ootama, et olukord laheneks. See võttis päris kaua aega, et kas ta jäi nagu siklite taha kinni või oli ta raja küljes kinni? Ta oli seal lihtsalt külili ja tagumine pill oli meie sikli küljes kinni, et selles mõttes pidime lihtsalt ootama, et seal nagu otseselt mingit nagu keegi kuskil kinni ei olnud, aga lihtsalt aega läks palju. Sa lõpetasid 5. et kas oli üliraske tulla ettepoole või oli see suht koht kerge, et need Sontest teistel oli nii-öelda raske sõita ka? Eks ta oli mõlemad pidi, eks oli keeruline tagant tulema hakata üksinda, täpselt ei teadnud ka, kui kaugel keegi on, aga tore, et sinna jõudsime, äge oli möödasõite teha ja lõppkokkuvõttes tulemusega rahul. See rada on nagu tegelikult väga raske, et ta on nagu väga suurte soontega ja sinna kinni jääda on ka väga kerge. Et kuidas te selleks nagu ette olete valmistunud siklit? Eks selleks, ma arvan, on raske ette valmistada, aga ma arvan, siin mängib võib-olla mõned aastad kogemust rolli, et mõned aastad on saanud sõita, võib-olla oleme osanud kuskil midagi kõrva taha panna, et täna lihtsalt proovisime mitte kinni jääda ja kui nägime, et põhi juba läigib kuskil, siis rohkem sinna soonda ei sattunud, et lihtsalt jälgida rada ja ümbruskonda ja kui juba korraks jääb kinni, siis teist korda enam sinna minna ei tohi. Aga tänud sulle ja edu homseks! Aitäh!